tere! Jaanipäevani, jaanipühadeni on jäänud loetud päevad. Mis see Eesti rahva jaoks tähendab? See Eesti rahva jaoks tähendab ühte suurt rallit. Aga täna, enne veel, kui te hakkate kuskil jaanitulede ajal grillima ja mõtlete või miks sellist valmis šašlõkki kuskilt poest osta, siis meie Tõnuga näitame teile ühe väga hea retsepti. See on kõige klassikalisem, ütleme siis nõuka šašlõkk või nii öelda. On Tõnu? Jah, no mina nimetan teda nostalgia šašlõkiks, sest nõuka aeg ongi nostalgia. Ja tänapäeval on ju lugematu arv maitseained, millega on võimalik maitsestada liha, aga mina tahan korra aastas ja jaanide aegu, ma tahan saada seda vana head äädika šašlõkki. Tegelikult me teeme niimoodi, et me maitsestame täna liha, soola, sibula, tilli, pipra, suhkruga ja siis laseme seista. Ja enne grillimist mingi 3 tundi paneme äädika marinaadi peale. Siis ei tappa. Aga kui me hoiame seda liha homseni, siis on see liha tapetud. Sellel šašlõkil on hea just selline läbikasvanud liha, kus on pekki. Võite ka kaelakarbonaadist teha, aga mina eelistan teha just nimelt läbikasvanud lihast. Naha lõikan maha, selline triibuline liha ja meeldivalt suured tükid. Aga mis pihta? Šašlõkil käib parajalt palju sibulat ja katsume sibula mahla natukene siit välja võtta, välja pigistada kõigepealt, paneme põhja. Teed nagu eraldi katki veel need sibularõngad? Ma pigistan jah nagu mahla välja ja nüüd laon lihtsalt nad siia karbi põhja ja nüüd maitsestame soola. Mina panen tunde järgi, aga võite panna 10–15 grammi, mitte rohkem. Vaadake, selle šašlõkiga on niimoodi, et kui hakkad teda küpsetama, siis rasv sulab välja, liha läheb kergemaks, aga sool jääb alles ja siis ta läheb soolasemaks. Väga huvitav. Soola, suhkrut kindlasti. Suhkur on väga oluline asi ja tingimata, kohustuslikult, päris palju tilli ja just nagu näete, nende rootsudega. Need rootsud annavad head mekki. Ja siin oli umbes sul kogu selliselt 2 kilo. 2 kilo liha, jah? 2 kilo liha, jah. Niimoodi. Ja praegu me teda rohkem ei segagi. Ma vajutan natukene veel, et saaks niimoodi mahlad välja. Üle öö seisab, teete ära ja siis kuskil 2-3 tunniks äädika sisse. Jah. Või siis teete hommikul lõikate ja õhtul enne grillimist. Paar-3 tundi, jah. Ja nüüd on mul siin juba äädikaga segatud liha. Äädikat mina panin 600 grammi vee kohta 4 supilusikatäit. 4 supilusikatäit? Jah, 30%. Niisugune parajalt tapu. Väga ei domineeri. Ei ongi. Ja siis, ja maitse. Kuule ei ole absoluutselt. Ei ole, just. Ei ole tundagi. Ja siis, kui on äädikas peale pandud, siis niimoodi liigutad seda liha, sest muidu ta ei pääse sinna igale poole vahele. Ja nüüd on ta meil, näete, värvi on muutnud ja võime hakata grillima. Ja veepudel ligi, sest kui võtab tule üles, siis vesi peale. 2 head asja. Kustutab ära tule ja teine annab auru. Aur teeb liha pehmemaks. Vot nii. Aga palun. Aga enne veel, kui ma ajasin liha vardasse, ma piserdasin õliga üle ja grilli kuumust hinnatakse. Paned käe peale, kui jaksad 5 sekundit hoida. Siin on liha ees sul. See on liha ees. Ja kui jaksad 5 sekundit hoida, võtad ära, siis on paras. Kui vähem, siis on liiga kuum, kui kauem, siis on liiga külm. Seesama äädika marinaadis klassikaline šašlõkk, nostalgia šašlõkk läheb siis esimene varras sinna salatipadja peale. Marinaadis, äädika marinaadis. Kohe tahaks proovida, kas see äädika maitse siit. Meil oli ta 3 tundi. Ja. Kui on vähe, siis võib kauem hoida, aga eriti rohkem ei soovita panna, sest pigem hoida kauem. Kuidas tundub? Ütleme nii, et siin on kindlasti väga oluline see, et see äädikas peab olema väga täpselt
pandud, siin absoluutselt ei saa aru, aga niisugune kerge, sa tunned nagu kuskilt õrnalt ta tuleb peale. Aga väga hea, väga küpsa. Mõnus pehme, mõnus tilli maitse, just ja, see. Täpselt, see on kõik sellised suve alguse maitsed on siin selles sealihas olemas, nii et mis meil üle jääb soovida, jaanipäeval katsetage